Hei, mina olen Kellu. Täna on proovida toorpuder. Mina olen natukene põnevil, sellepärast et toorputru seda siin nagu pakendi sees ei ole ma kunagi ostnud. Ja mul on siuke tunne, et see on nüüd farmi jõudnud nii-öelda toiduainete turul ette teistest ja selle pudru välja lasknud, sellepärast et ma poodides muid asju ei ole näinud. Aga see toorpuder on vaarikate ja chia seementega. Selline tundub asjalik pudel, sest nii vaarikad kui chia seemed on väga head asjad iseenesest. Siukene vahva. Aga kõigepealt siis teeme kokkuvõtte sellest, kuidas maitses ja mis mulje jäi. Ja siis juba sellise natukese pikem arutelu. Head vaatamist! See toorpuder üllatas mind. Esiteks ma alguses arvasin, et ta on rohkem nagu tooreid aineid täis ja siin on palju kaerahelbeid ja sükseid asju ja natukene jogurtit, aga oli tegelikult hoopis vastupidi. Ja ta on üsna selline pigem jogurtine. Et ma arvaks, et kui sa kõrvutad sinna müsli, siis paned selle ja jätad müsli mõneks ajaks jogurtisse seisma, saad täitsa samasuguse tulemuse. Et midagi sellist põrutavat uut selles ei ole, aga ta kõlbab hästi süüa, ta on nagu maheda maitseline, natukene hapukas, natuke magus ja minu heaks rõõmuks need vaarika tükikesed või nagu vaarika maitse tuleb siit nagu niimoodi õrnasti jogurtiselt läbi, nii et ta ikkagi pigem sukse värskema poolse mulje siia jätab. Ja hinna poolest on ta nagu ka okei, tüüpiline jogurti hind ja kogus. Need võiks soovitada süüa. Kõigepealt teeme selle ilusat pakendi lahti. Isverd on nii näpud juba mökkevad siin mingi asjaga kokku, ta on nii vedel, ma arvasin, et ta nagu ta ei olegi vedel. Näed sa, tuleb siia juba segades vedelik kaob nende asjade vahel ära. Väga põnev, täiesti nagu müsli jogurtis. Appi, ma tegin siia pahandust nüüd ka. Aga selles mõttes jah, et nagu müsli jogurti sees, et need nagu ma tea, pudruosakesed või kuidas võib öelda kaavad siia nagu selle jogurti sisse ära. Maitseme. Nagu kauaks jogurti sisse jäänud müsli. Ehk siis selline, et ta läheb juba pehmeks ja selliseks, et see ei ole nagu toores kõvad kaerahelbed, vaid ta on siukene juba nagu siuke lödin. Aga ta maitseb kenasti ja ma vist isegi tunnen siin vaarikaid, mingid väiksed seemnekesi, need võivad vist chiad oma tulla. Ja siis kaerahelbeid ja kaerahelbeid muidugi on kõige rohkem. Aga ta maitseb natukene õrnalt hapukalt, õrnalt magusalt, nii et ma arvaks, et selline hommikuselt värske maius võib ta olla. Ja praegu, kui ta mulle kõhtu läks, siis ta tundus selline meeldiv, niuke nagu lihtne toit. Ma vist olen nüüd koos sellega kätpidi, aga vaatame siis, mis siit sees on. Nii, koostis piimsuhkur, siirup. Selle oligofruktoosi siirupiga võiks olla sutsukene ettevaatlik, sest kui seda on väga palju toidus, no soovitatakse mitte üle 30 grammi päevas tarbida. Siukene info sellist ma olen kuulnud. Et siis, et ta võib tervisele nagu mitte eriti hästi mõjuda, kui ta on palju organismis. Aga muidu vast ei pidavat olema hull. Ja siis on naatriumtsitraadid, need on siuksed, mis hakkavad hammastes seda välispinda lõhkuma ja siis tekivad mõnedamast augud, kui seda on palju toidus. Aga muidu siuke tüüpiline koht. Okei. Ja siis see toitumisalane teave
no ei saa kurta, sellepärast et ta on siuke jogurti moodi ja midagi väga erilist siin ei ole. Siin ei ole kirjas kiudaineid, pakendid on kirjas, et see on siukene kiudainete rohke ja tõepoolest ma vaatasin, et 5,3 grammi oli vist jah. Appi, kus ma neid loen siin? Kiudained 5,3 grammi, jaa, just. Et siuke, et siit natukene rohkem saab kui tavalisest jogurtist, aga ma täitsa usun siin ju need kaerahelbed sees. Nii et, mis siis öelda selle kohta? Maitseb värskelt, vaarikas annab talle siukse värskuse. Õrnalt hapukas, õrnalt magus jogurt, siukse mahedama maitsega. Ma arvan, et hommikusöögiks või isegi mingiks vahepalaks võib ta täitsa sobiv olla. Selline üllatas meeldivalt ja maitseb peale selle, et ta on hapukas ja natuke magus ja nii edasi. Ta on nagu kaua jogurti sees hoitud müüsli, selline pehme ja natuke isegi meenutab piimaga keedetud tatraputru, kaerahelbeputru veidikene. Nii et siukene avastus siis täna, aga paneme talle siis hinde ka, vaatame, mis ta saab. Tervislikkus, mis me võiks panna? Tal on lõhna ja maitseained ja siuksed asjad nagu sees. Hapnesuse regulaatorid siuksed. Ta ei ole nagu üdini looduslik, aga midagi meeletult hullu siin sees ei ole. No suhkrut natuke on, no põhimõtteliselt mis sa saadki siit, sa saad suhkruid ja sutsuvalku, sutsukiudaineid, midagi nagu väga erilist. Ta ei ole, väga hull ka ei ole, no paneme tervislikkuse poolest, paneme mingisuguse, paneme 6 näiteks. Siis üldises mõttes, et kas ta on organismile hea, no mingisugune tatar või riis või kana, siuke asi kindlasti on parem. No paneme ka 6 ja hind on tal 95 senti ja ta on siuke, 170 grammi, ta on siuke tüüpiline koobimakreemi hind. Ma arvan, et see hind võib olla nagu sobib, paneme sellele ka 6, maitse hästi lihtne, paljudele söödav ja kes kardab, et nagu kaerahelbed ja vastiki, siis mõelge müsli peale, müsli on päris hea. Ja kui sa korraks jääd mingi sõbraga lobisema pärast sööd oma müslit edasi, no sellise maitsega ta on, nii et no maitse, no siit tulevad kõik 6 täna. Ja kogu selle kraami väärtus, et kui oleneb, kuidas sa nüüd toorputru sööd, kas sa paned sinna palju aineid sisse ja seda jogurtit ja muud kraami natuke nagu vähem või mitte, siis oleneb sellest, kuidas see maitse sul kõik tuleb, on ju. Kas tuleb rohkem selline toorete materjalide maitsega või jogurti maitsega. No ma arvan, et kui sa lähed ostma toorputru, tahad natukene müsli moodi asja, oled kursis sellega, mis see on, sa saad oma soovi täitsa täidetud. Nii et paneme see üleüldine väärtus, no me paneme ka 6, siis on 6 ring, puhtalt 6 ring. Ja nüüd arvutame kokku. Mulle jäi mingi kaerakli just hamba alla, aga kokku tuli ka 6. Nii et siukene 6 ring oli täna. Ma arvan, et seda võiks nagu proovida, küll midagi vaimustavat teistsugust siit ei saa, aga siukene, noh tundub mulle vähemalt praegu, et organismile peaks olema kerge selgida, pluss siin on natuke rohkem kiudainid, kui muidu on jogurtis, nii et miks mitte. Siukene huvitav vaheldus tavalistele moosistele, jogurtitele ja võib-olla müslile ka. Aga näeme varsti jälle uutes toredates videotes, nii et tšau!